Siin on Samsungi tänavused tippklassi nutitelefonid Galaxy S7 ja S7 Edge. Kuigi disaini poolest on nad identsed mulluste mudelitega, siis lähemal uurimisel leiab siiski mitu erinevust. Esmalt kasvõi see, et taaskord on Samsungi tippklassi telefon tolmu ja veekindel. Lisaks sellele on telefonile tagasi toodud microSD mälukaardipesa. Galaxy S7 tootevaliku saab võtta kokku lühidalt. Valikus on nii-öelda väike ning suur vend. S7-l on 5,1 tolline ning Edge'il 5,5 tolline ekraan. Aku mahutavuse osas on mõlemad väga head. Lisaks on ka mõlemi korpused tugevast alumiiniumist. Tänu S7 Edge'i veidi ümaratele servadele on telefoni käsitlemine üllatavalt mugav. Oleme Samsungi uusi telefone testinud nüüd üle terve nädala ning selle ajaga on meile jäänud silma paar asja. Väga mugavaks on osutunud nii-öelda alati sisse lülitatud ehk always on ekraan. Sõrmejälje lugeja on nüüd lõpuks ka kasutatav ning oma kiiruse ja mugavuse poolest annab seda võrrelda iPhone'i sõrmejälje lugejaga. Mängides või videot striimides on korduvalt tulnud ette hetki, kus telefon läheb soojaks, hoolimata sellest, et Samsungi väitel on telefonidel uudne vesijahutussüsteem. Kaamera on kiire ning väga hea kvaliteediga. Aku on tõsiselt hea, isegi väga nõudliku kasutamise puhul pidasid mõlemad telefonid meie käes vastu ühe päeva, nii et hilisõhtuks oli akut alles ligikaudu 20%. Karbist välja võttes on telefonid pungil eelinstallitud äppe, mida reaalselt ei ole suurel osal meist mitte kunagi vaja kasutada. Kuigi üldmulje on telefonidest hea, siis tuleb tõdeda, et 2016. aastal võiks ühe suurtootja lipulaev kasutada juba standardiks saavat USB-C ühendusliidest, mitte vana ning iganenud mikro-USB-d. Veekindlustestides juhtus meile antud S7 Edge'iga väike anomaalia. Pärast toatemperatuuril kraaniveega ülevalamist lakkas telefon töötamast. Saime ta uuesti tööle alles ligikaudu pärast 40-minutilist ootamist ning pusimist erinevate käivitusrežiimide vahel. Tundub, et Samsung on hakanud minema Apple'i teed. See tähendab seda, et uudse riistvaraga telefoni esitletakse iga 2 aasta tagant ning selle vahepealne aasta kulub nii-öelda S ehk eelmise põlvkonna veidi täiustatud versioonile. Galaxy S7 soovitame põhiliselt osta neil, kel on taskus mõni väga vana nutitelefon. Kui sul ei ole hetkel uue telefoni järgi karjuvat vajadust, siis oota paar kuud. Me oleme kindlad, et paari kuu pärast on need samad telefonid juba märgatavalt soodsamad. Põhjalikumat arvustust Samsungi uutest telefonidest loe tehnikaportaalist keep.ee.